Hei aiasõbrad! Sellel aastal juunikuus ei teinud aia ringkäiku. Ei jõudnud seda aeda lihtsalt korras ka selliselt hoida, et oleks tahtnud võib-olla kaamerasse võtta. Nüüd leidsin selle aja. Tegin ringkäigu ära võimalikult lühikeselt, et võib-olla mitte liiga venivaks ja pikaks seda jätta. Aga vaatame, mis sellest asjast tuli ja kuidas siis selleks aastaks aia areng on olnud. Et see aasta on olnud selline huvitav, et kevad oli, kuidas ma ütlen, pikaldane. Minu meelest taimekasvud, erinevad kasvud maas, mingisugune 4 nädalat. Aga selles suvi on olnud väga-väga kuum, veepuudus on olnud, olen pidanud ikkagi kastma juurde nii-öelda. Ja taimed on nagu madalamad oma kasvult, aga teistpidi jälle võib-olla ka tugevamad. Aga eks te näete ise. Lähme ringkäigule. Selle aasta juulikuu lõpu sellist ringkäiku alustaks jätkuvalt meie aia väravast. Nagu näha on, siis siin siiliübarad, valged vaitsvoonid on nimed õitsevad ilusti. Nad sisse tulles märku, et niisugune täis suvi on käes. Meie äädikapuu siin ees kohe on veel noor, ilmselt veel õisi ei tee, kui oleks lootnud see aasta. Aga eks järgmine aasta paistab, et proovin teda veel lõigata nii, et ta saaks või muutuks nagu kõrgemaks. Siin ees kohe on ka meil lavendlid, mis ilusti elasid talve üle, kuigi me kogu oma selle sissesõidutee lume ladustasime nende peal. Siin vaiksed kukarjad ka valmistavad ennast ette sügiseks. Et selline on see sissesõidutee osa. Küll aga siin sissepääsu ees kõige ilmselt säravamaks täheks on oma kollaste küünlamoodi õitega mis ta nüüd oligi? Kobarpea. Et kobarpea küll eelistab tugevalt varju, ehk siis kui meil õhtune päike siia peale paistab, siis tema lehed on hästi lõtsis. Et see vari või siis väga head niisket mulda, siis kannatab ka päikese käes olla. Aga ta on jätkuvalt üks liblikate mesilaste lemmik, et siin köögiakna all ta meil oma sumina ja selliste liblikate mänguga rikastab, ütleme nii. Muidu siin ees osas ongi meil selline poolvarju peenar. Lähen siin mööda neid astmekivisid üle, kohe näitan neile. Et kogu see peenar iseenesest, siin on ruumi küll ja küll veel. Pole lihtsalt kas taimi leidnud või suutnud otsustada või mis iganes veel põhjused on. Aga põhimõtteliselt on plaanis siiamaani ostadega seda rajada. Need tumedad astilbed, mis siin ees on, nende sordiks on siis chocolate shogun, Jaapani astilbed, kui ma ei eksi. Siis nemad plaanin natukene ettepoole istutada, aga nii suvel ei taha need siin piinata, väga kuum on ka. Et eile täna 30 kraadi kannatame selle ära, et sügise poole või siis kevadel tõstan nad ettepoole ja jäävad siis ostad. Et sai siin paar tükki soetatud siia vahele istutatud, nemad juba õigesse kohta siis, ehk siis nende arenguga siin läheb aega, et siin teisel pool on ka üks osta veel juurde pandud. Ostadega proovin ka sellist erinevat lehetooni tagada, et oleks sellist mängu. Et ta on, see peenrosa on varjus kuni, ma arvan, et 4-5-ni. Et siis tekib siia ka see päike jõua peale. Ostadel üldiselt sobib, tahavad siin küll toitu saada juurde, aga üldiselt neile see sobib. Et ka siin pool on rotkeerised samamoodi, mis tegelikult eelistavad sellist kas niiskemat pinnast või siis kergelt sellist varju, mitte liiga palju nad põletavad päikest. See aasta millegipärast üks rotkeerise siin murtud südame eesotsas jäi nagu kängu, ei teagi miks.
aga eks vaatab, kas järgmine aasta areneb või ei arene või peab siia veel uuesti soetama. Et tegelikult oli siin see mõte, et rotkerised on nii palju võimsad, et nad suve teisel poolel, kui murtud süda tõmbab ennast juba selliseks tagasi, et siis saaks murtud südame võib-olla maani maha lõigata, rotkerise kataks ära, aga täna ma ei olegi seda teinud, sest muidu jääks siia lihtsalt auk. aga näha on, et murtud süda on juba niisugune, tõmbab ennast tagasi, kolletunud lehed ja nii edasi. Siia sai ette ritta võetud sellised kärtsumad, roosakamad astilbed. Need õied on mul tagasi lõikamata, sest minu meelest on ka need piisavalt dekoratiivsed, aga ilmselt taime arenguks võiks seda teha. aga nende toon on tegelikult selline, nagu on siin all näha veel, üks paar õit veel siin all osas on sellised roosakad. et jääb siia selliselt lurslillade ja sõnajälgede etteotsa. Siin on meil siis Brunnera, Jack Frost, nagu öeldakse. Temal on siis varakevadel, maikuus sellised meelespeataolised õied sinised. Kuskilt, meie Facebookist leiate kindlasti ka pilti nendest. Mina ise siis, kui nad on ära õitsinud, lõikan kõik need õievarred. Ta on pikad õievarred, tekivad umbes 2 korda sama kõrgeks kui taim ise. Võib-olla isegi rohkem natukene. Et need ma tõmban kõik välja, siis mingi paari nädalaga taim taastub ja on selline suur läik lehemass. Et siia kõrvale tahaks ilmselt saada midagi väga, kas siis kärtsuvat rohelist, võib-olla seda helmikpöörist või siis peab mõtlema, mis siin veel kõrvale sobiks. Võib-olla ka mingisugune kollakas, rohekas tooni, madalkõrreline, aga neid valikuid tuleb veel alles teha. See aasta sai ka siia ette istutatud ära, mina tean seda lille vähemalt Rapuntseli nime all. Olen kuskil näinud, et kuidagi teistmoodi ka veel nimetus, aga nad on õitsenud, muidu nad õitsevad selliste sinakate õitega siin esirea taimed madalad. Ilmselt peaks ka võib-olla õie osa tagasi lõikama juba. Nagu näha, see lurslilled on oma tugevusest, siin on terve sellise grupina või reana. Moodustavad õisikuid, et sellised ühed hilisemad õitsejad, temaga on nii muidugi, et Eestis hästi oluline on see, et talv siis või liigne külm ei tuleks liiga vara, sest et siis see õitsemine jääb neil natukene lühikeseks, et ma proovin siin seda õieotsikut suumida, et siia tegelikult tekib selline küünlataoline, selline pikem õisik, selline paarkümmend sentimeetrit. Aga nad on täitsa tugeva arenguga see aasta, täitsa rahulne sellega. Siin päris eesotsas on lihtsalt täiteks jälle istutatud kosmoseid. Õigemini nad tegelikult ise külvasid, me jätsime nad siia, nad on ise külviga siia tekkinud. Mõned üksikud istutasime ka ümber, mis siis tekkisid, aga nii on. 9 vägised, nagu ikka meil sellised suured kõrged lilled taimed meeldivad. Eelmine aasta sai ette nii-öelda külvatud, eks peab see aasta samamoodi tegema, et mõned ikkagi panna, nad on sellised efektsed ja nende aeg muidugi hakkab vaikselt ka ümber saama. Just õitsemise aeg, aga siin ees on täitsa okei. Just hakkas õitsema meil siit tagant on kohe näha siin läbi kõrrelise kaeralill. Lutsifer peaks nimi olema. Selline mõnusate kärtsuvate toonide punane kaeralill. Endale meeldib eriti see kombo koos selle kõrrelisega, mis on ka Karl Foester, aga nüüd mitte siis teravõieline kastik, aga kui nii palju taimi on, siis ei taha enam meenuda. Aga ta on selline lahe, selline õhuline, läbipaistev, et täpselt samasugune on meil ka teisel pool siin Breeri peenres. Võib-olla isegi kehvem seda silm ei seleta nii hästi, aga tegelikult on ta siin, ma loodan, et ta muutub sama kõrgeks, siis kui teises peenres on ta ikkagi pea minu kõrgune, siis siin ta on niisugune madalam, aga siin on ka pinnas ilmselt kuivem ja võib-olla ka kehvem, et teisele poole ma olen puude pärast lisanud üht-teist. Aga siin on jah selline kaeralillega selline kombo, et eriti kui siit hoovi poolt tulles oli eesmärk tagada midagi vägevat,
siis see kombo on selline, siin on nagu näha enam-vähem. Niisugune läbipaistev, aga samas nagu natukene kaldub juba siia rohutee peale. Kui ma see aasta kevad näitasin teile, kuidas talv siis meil kahjustas musta leedrit. Ma natuke tagasi näitan teile seda musta leedrit siin. Seda on nagu väga hästi näha, et kuidas must leeder, kui tugeva kasvuga must leeder on. Väga tugevalt lõikasin tagasi, kõik nii-öelda surnud osa, päris paljud oksad, aga must leeder on lihtsalt nii tugeva kasvuga, et see on kogu selle aasta kasv on uuesti ta tekitanud selliseks, peaaegu minu enda kõrguseks, et mõnel määral siin on võib-olla, ütleme siuke 160 sentimeetrit kõrge. Õisi muidugi tänu sellele teid, et ära külmus. Mõni üksik oli, aga üldiselt mitte. Et kui me vaatame, kust maalt need kasvud näiteks on siin, ma ei tea, vaatame seda sama siin, siis see on see koht, kus tuli tagasi lõigata ja niisugune ülejäänud kõik on nagu niisugune meetri jagu on puhast kasvu. Aga sobib oma tumeda sellise mõnusa peene lehestiku, niisugune vormilt nagu kõrvale siia teistele, nii nendele rohelistele elupuudele, mis on siin vasakul küljel, jättes sellise kombo. Ja siis siin kõrval olevate annapellidega, hortensiatega. Ehk siis siin on veel mõned sellist päris reas on ruumi küll ja küll, see aasta kuidagi ei kasvatanud ette vist neid sellisei nii-öelda ühe hooaja lilli, mida siia ette ritta panna, kosmosed sai ümber siia tõstetud, aga ja siin tagareas tegelikult oli päris palju meil ka neid 9-vägised, mis hetkel on siin, pooled on juba vist ära välja tõmmatud, mis on oma töö lõpetanud, aga nii on. Siin tahavad mõned vahest tugevad vihmad siin, mis siin vahepeal olid, on neid annapelle nagu maha surunud, sest nende õied on väga suured, et kui me siin, ma ei tea, läheme siia korraks tagasi, kus on püsti see õis, ma ei pea kummardama. Aga kui te vaatate, siis minu peopesa ja see õis, see on niisugune jalgpalli, poole jalgpalli suurune õis tegelikult. Et siin lõpetamas on ka meil tõrvikliilja, mis mul üks lemmikuid tegelikult, aga ta on täitsa lõpetamas, et ta enamus tema ära õitsenud õie vaarsi ole ma juba välja lõiganud, et kindlasti panen uuesti. Aga ta on väga hästi, elab talve üle siin, ta on suur suhteliselt, ta on hästi laienenud iga aasta, et päris hästi saab meil hakkama meie kliimas. Siin kõrval hakkavad kohe Aafrika liilid õitsema, mis on siin mul natukene jäänud, mingisuguse vihm on surunud siin elulõnga peale kuidagi, aga nad on kohe siin õitsemas, ma proovin siin natukene seda õievart suumida, aga ta ei ole veel lahti tegemas oma seda. Või ütleme nii, et on, aga ilmselt läheb nii nädal aega. Temale meeldib ka tegelikult vist niiskem pinnas veidi, aga kuna see on maja äär ja siin on kõrval selle maja ääre kivi all on päris korralik drenaaž killustikuga, siis siin erilist liigvett just ei teki. Et siis ta on ka tagasihoidlikum ilmselt. Aga sai kunagi siia pandud ja ma ei ole ümber hakanud tõstma. Sellest peenrast võib-olla edasi minnes kohe keerates siia preeria peenra peale, et näeksite seda kombot, mis siin on. Hakkab vaikselt täis kasvama. Ehk siis mulle meeldivad sellised suured massid üksteisega koos ja et oleks tooni vahe väga hästi nagu näha. Et siin ees kohe on männas neiusilm Saagreb, kollane selline, annab oma sellise tooni siia kohe ette. Tegelikult siin kõrval on vasakul osas on Caradonna ehk salvia. Salvia on niisugune lillakate õitega, aga nad väga kokku ei jookse, ehk siis õitsemine neil kollastel ja siis Caradonnadel. Et Caradonna on üks esimesi õitseid, mis siin on, aga tema selline äraõitsenud õisik on ka piisavalt dekoratiivne, ma ei olegi seda veel tagasi lõikama hakanud. Olen kuulnud kuskil, et keegi ütleb, et lõigake, ja ühe taime peal proovisin seda, aga katsetamise teema ei oska veel öelda. Aga väga hästi minu meelest tuleb välja ka siin selle tsiilikübara ja
liatrise kombo. Kõik nad on sellised, kõik need lilled, mis siia preeri peenrasse on valitud, on tegelikult mesilaste ja liblikate lemmikud. Et nende kombo siin töötab väga hästi. Kuigi siin on nüüd ees üks tühi auk, kust üks hiidiisop meil välja läks ja mille me ilmselt asendame hoopis naiste nõgesega, mis on niisugust sinakat tooni. Ma ise arvan, et ma otsin sellist õie tüüpi nagu siia komboks. Et siin on selline kombo. Kui siit poolt edasi minna nüüd, jättes siilikübarad sinna taha, siis siin kohe ees on näha, kuigi ta alles moodustab õie tüüp, ma ei tea, kuidas siin, ma poen siit taimete vahelt läbi korraks, et kuidas ta siin nagu toimib, aga see on Ameerika punanupp, tegelikult küll valgeõieline sorti peaks üsna kõrgeks, et praegult on ta selline ütleme 70 sentimeetrit, aga ta kindlasti peaks kõrgemaks kasvama. Et see aasta on olnud kuiv, ma väga seda peenart kastnud ei ole. Seda on ka näha tegelikult siin nende mesiohakate peal. Kui siin vaadata mesiohakaid, siis nad on kõik madalad süüsnagi. Tegelikult mesiohakas ikka kasvab ka kõrgemaks. Et see minu jaoks oli isegi üllatav, et need mesiohakad nii madalaks jäid. Aga nii on. Et selles mõttes pole hullu. Aga lähme siit siis edasi kohe, et siin on jälle selline kollane toon, on lisatud sinisega nii-öelda mängida. Kooskõlas nagu vastandvärvid nagu nad on. Ja taga on selline valgete küünalde moodi õitega on Virginia männasmailane. Et see raudrohi moonshine nii-öelda mängib siin väga hästi. Ja ühe aastaga on üllatavalt palju nad arenenud. Et ma isegi ei arvanud, et nad ühe aastaga nii suureks rajavad oma need nii-öelda istutustaimed. Et sellised taimekombod. Muidugi Virginia männasmailased tahavad veel kõvasti areneda. Nende nii-öelda puntide areng läheb aega. Nad tegelikult on ka, mis mul on kasvuhoone juures, on sellised algsed taimed, mida ma olen paljundanud siis, või millest ma olen need paljundanud, on ka märksa võimsamad, ehk siis kasvuhoone nii-öelda vihma sajab, seda saab kõvasti vihma ja siis ta areneb kõvasti kõrgemaks. Aga nende viga siis on ka see, et tuul hakkab neid rappima nii-öelda maha murdma, et nad ei ole nii tugevad. Sellega peab arvestama, siin seda peenart ma väga nüüd metsikult kastnud ei ole. Kohe õitsema hakkan nüüd jälle üks kollane sektor, milleks on siis päevakübar Goldstrom, Rudspeckia Goldstrom. Et tema on ka väga-väga võimsalt oma pundid rajanud ja see on mul isegi seemnest kasvatatud täiesti. Mõningad aastad tagasi, esimesel aastal nad üldse ju ei õitse ka, areng võttis aega, aga väga hästi kohanenud. Et siin nende taga, ja ma tahan näidata, on üks selline suurem kõreline, peaks olema mingi 2 meetrit pikk, aga Eesti tingimustes on üsna tundlik või selline, kuidas öelda, tundlik, ikkagi pigem kapriisne. Tegemist on siis mis kantusega, kuidas seda öeldaksegi eesti keeles nüüd? Hiina siidipööris, Hiina siidipöörisega, sellise kõrgema tugevama variandiga, mis küll ei õitsiks, ega peaks oma lehemassi suureks ajama, et meil talv tegi talle liiga see aasta. Kuigi see koht oli kaetud liivahõnnikuga, aga tegi liiga. Mõned kõrred tulid üles, õnneks ära hukka ei ole saanud, et laseme siin areneda see aasta ja lasta olla. Seal taga on selline madalam Hiina siidipööris. Tema on ilusti reetpärane, vist peaks olema õisik, peaks tegi punaka tulema. Õisikut ta veel teinud ei ole, aga on iseenesest ilusti ellu jäänud. Siin päevakübarate taga on kohe ka lillakat tooni Virginia männasmailane. Ta on tugevalt mesilaste lemmik, see on näha. Ta ongi kõrgem kasvu kui see valge. Kui valge on siin näha siin taga, kompaktsem.
siis lille on selline kõrgem, aga annab siin sellist kõrgust juurde selles peenras, mida ongi siin vaja. Et nüüd me jõuamegi siia peenra otsa, siin on kohe ka näha, et siin on suurem punt monardasid, mis on samuti mesilaste lemmikud ja äkki see oli kukesaba, ma nüüd jään Lythrium on ta selline ladinakeelne nimetus, jah, Lythrium. Lythrium salicarda, Robert peaks olema, kuigi mulle jääb mulje, et see on hoopis Little Robert, aga ostsin ta nagu Robertina. Vahe on selles, et üks on selline pigem 60 sentimeetrit kõrge, teine on niisugune 40, minu meelest see on 40, aga võimalik, et see on ka jälle sellest, et me väga ei ole kastnud ja tema tegelikult, talle meeldib ka selline niiskem pinnas. Et siinpool on sellist natuke punakamat või kärtsumat tooni. See on nüüd meie aia juurest nähtav lõik. Et kui ma jooksen, sellel aastal sai istutatud siia hummelo, et see peaks nüüd selle ala siin ümberringi ära täitma, mis tal on. Hetkel on ta noor taim 6 aega tagasi istutatud, oma õied ära teinud, ilmselt oleks tarka need õied maha lõigata, et ta saaks rahulikult oma juurestikku rajada. Ma tean, et on suhteliselt tugeva kasvuga ja peaks täitma selle koha väga kiiresti ära. Et jääbki siia selle teise selle kõrrelise vahele. Mis meil siia nagu juhtus või see aasta nagu välja tuli, oli see, et siin on ka tegelikult mul sinised lätrised. Siin on ka näha. Mõned neist jäid ellu, nii-öelda, aga ümber istutamine millegipärast mõjus neil nii, et osaliselt nad ei tulnudki välja. Ma ei oska öelda, miks. Et tegelikult terve see esiäär peaks olema lätrist täis, et siin on näha, siin on päris pikalt, on tühja ruumi selle kõrreli sees samamoodi. Ja nad peaksid jooksma olema nii siin enne siilikübar magnuseid kui ka siin vahel ka. Et siin vahel on näha ka, et nad on väga kängus. Et ma ei teagi miks, aga nii on. Aga siia kindlasti proovime siis järgmine kevad juurdust. Siin vahel veel ei mainimata, siin on mul vesikanep, siuke tumedama varrega sort, mis ongi madalam natukene, aga siin ta on veel madalam, kui ma eeldasin, et ma ei tea, kas sellest, et jälle oleme hoidnud kuival. Ei ole ise väga palju seda kastnud. Siin paarini, ütleme nii, et kui nädal aega on kuiva, siis ühe kastmise teeme. Varred on väga tugevad, hakkab varsti õitsema, jäävad siuksed tumedad õied, aga iseenesest kõrgemad kui äärmised taimed, ehk siis olen rahul. Vaat selline, et kui ma siit lähen aia äärde, näitan teile aia ääre vaateid, ehk siis kui keegi peaks mööduma meie hoovist, siis tegelikult on see vaade selline. See on ühe nurga alt ja teise nurga alt näeb juba läbi nii-öelda meie okaspuu aia. Vaat nii. Okaspuupeenardel ma väga ei pidurdakski, niivõrd kuivõrd okaspuupeenardel. Siin on meie puupeenrad. Siin on üks punane lehine kask, mis areneb täitsa hästi, kõrgust on visand. Ja siin taga on, mis meil siis see talv tegi, võttis väga palju ära kuldvihma okstest, värsketest nii-öelda okstest on siin vaikselt ikkagi ellu jäänud ja arenemas, aga siiski põeb nii-öelda seda osa. Aga väga hästi on arenenud jälle siin ees kohe olev tömbilehine viirpuu. Scarlet Red äkki või oli ta nimi? Või Red Scarlet, midagi sellist. Muidu on okaspuu peenras kõik taimed ilusti arenevad, kõik on visanud kõvasti juurde endale kasve ja ilmselt tuleb oodata üks tubli 5 aastat, et nad oleksid siis täisjõulised. Küll aga on sellel aastal hästi palju juurde visanud oksi lodjapõhisenelas. Diablo või Diabolo, kus keegi ütleb. Et tema teeb küll sellised valged õisikud oma teise aasta oksale. Ehk siis siin on hästi palju esimese aasta oksi, aga eelmise aasta põõsas oli veel väikene.
osad nendest juba lõikasin ka välja, olid maha kaardumas, aga mulle meeldib sihuke püstisem vorm. Eks ta õitega, õisikute rajamisel nad kuivadki kaarduda, sellest pole hullu, aga hetkel sai pärast õitsemist nii-öelda tagasi lõigatud ja üldiselt ka nii teda hooldatakse. Et kui on ebasobiv vorm, mida tahate nagu parandada, siis seda tehakse pärast õitsemist, lõigatakse ära, sest et siis ta paneb kogu ülejäänud jõu uute oksade kasvatamisele ja need juba järgmine aasta õitsevad. Et siin ta annabki meile sellist kiiresti sellist kõrgust. Ja siis on see kõige vanem meie okaspuu-peenar siin järjest lähevad, kus on ka vahel muud natukene helmikpöörist, mis siin õitseb ja tegelikult on siin enamasti, siin on ka tihti meil erinevaid, siin vahel tähendab on erinevaid laukusid. Siin ees on veel üks viimaseid, mis meil vist jäänud on, siin kohe lõpetamas õitsemist on viimane nii-öelda Red Mohican peaks olema ta nimi. Küll on ainult üks sibul temast ellu. Aga ta ikkagi õitseb siin, selle üle mul on hea meel. See okaspuu-peenar on siis vahelduvalt erinevate kukerpuudega, mis annaksid sellist erinevat tooni, et siin on näha, et need kukerpuud on erineva lehetüübiga või siis erineva tooniga. Aga väga hästi on arenenud. See aasta tundub, et on hea seis ka siin taga otse oleval nullul. Koreanulp peaks olema, et kui muidu ta viskab okkaid kõvasti pruuniks ja maha, see aasta ka natukene, aga vist on parem kui eelmine aasta. Ma ei teagi, millest tulenevalt. Olen pritsinud, olen proovinud kõike teha, aga nüüd lasen lihtsalt olla. Ju ongi selline olukord meil. Kõik ülejäänud kombod on siin, töötavad minu meelest hästi, et kui Kanada kuuski vaadata, siis see parempoolne on sinakam erineva tooniga, ta peabki olema, sest see on nii-öelda sordina on ta Blue Sanders. Et jugapuusid me kevadel vaatasime, jugapuude kahju, siis siit poolt on näha, et on uued rohelised kollakad, sellised kasvud peal. Tegemist on, ta on väga hästi nagu taastunud selles mõttes, arvestades, et ka kuiv on, aga ma olen muidugi juurde kastnud, nendel küll olen pannud kastmist juurde teinud. Et ma näitan kohe teiselt poolt, kuidas see taastumine on siis meil välja tulnud. Ma ei taha ise varju tekitada, aga siin on tegelikult sellel puul on, ma ei tea, kas siit on näha või ei ole, aga siin on nagu sellised väiksed kollakad kasvud. Muidugi paha on see, et eks see suur kuum põletab ka neid nüüd. Võib-olla isegi siin allpool on parem näidata. Siin on isegi parem näidata. Siin on, et jugapuu eelis ongi selline okaspuudena, et tema on võimeline uinuvatest pungadest uued oksad rajama. Kui teistega on see, et ma ei tea, elupuu põleb ära, see on kõik. Võite välja vahetada või teha mingiks tüvivormiks lõigata, kärpida, teha mingisugune kujund lõikus talle. Siis tema ei taasta enam, siis see jugapuu küll peaks taastama. Lihtsalt, et ta on meil päikese pool, meil peame sellega arvestama ja peame neid ikkagi katma siin. Aga see kombo praegult jälle siit vaadata värvidega ja koos selle sinise kuusega on nagu väga okei. See ees olev kuusk, mis ta nimi nüüd oligi? Me on võlga juba sellega peast kohe ei ütlegi. Aga tema juures ma tahan öelda seda, et tema 5 aastat tagasi me tõime ta, umbes täpselt 5 aastat tagasi, siis tema kõrguseks oli üks 30 sentimeetrit, kui ma ei eksi 40 sentimeetrit. Vaadake täna. Et ta on küll nüüd siin künka otsas, sellega koos on ta sama pikku mina, aga kokku on ta 160 sentimeetrit, ma pakun umbes. Ehk see, kes ütleb, et okaspuu on aeglase kasvuga, jah, võrreldes võib-olla sellise lehtpuuga. Aga muidu on tegelikult enamus okaspuu minu jaoks ikkagi väga üllatavalt hästi kasvanud. Et kindlasti võib ka kasvatada väiksest taimest üles neid. Aga siit siis on näha meie selle aia vaated hetkel. Millega ma olen nagu hädas,
seda on ilmselt siin näha kaukaspuu peenardes, on meie aias on niisugune avikas muld ja meil jube hästi kasvab osi, umbrohus hullemini, ütleme nii. Seda ma pean peaaegu iga nädal kuskilt vaikselt viisi ära kiskuma. Et ma ei saa sellest kuidagi jagu, et kui keegi oskab õpetada või kirjutada, nõu anda, kuidas selle osjaga võidelda, siis igal juhul oleksin tänulik, aga seni olen saanud ainult nii-öelda füüsiliselt sekkudes seda asja võib-olla natukenegi kontrolli alla. Aga selline selle korra või isegi selle aasta võimalik, et ma sügisel enam rohkem ei tee aia ülevaadet, see aiaring kõik sai, et näeme jälle ja kellele vähegi meeldib, visake like ja jälgige kanaleid ja näeme juba järgmises videoloos.